Siuke küsimus sulle müü. Jah. Kuna viimati mõni meesterahvas sinu ees niimoodi ühe põlve peal põlvitas? Oi, kui ausalt öelda, sa oled esimene. No, sest abikaasa oli 2 põlve peal, jah, kui mu kätt palus. Ilmselt tal oli natukene ambitsioonikamad eesmärgid kui minul praegu. Ja pääses löögile. Aga see selleks, et nalja peab ju saama. Eriti tegelikult, kui meil on täna praegu siin teema sinu kriisikohver, mille eesmärk on siis tagada nii-öelda elementaarsel tasemel sinu ellujäämine situatsioonis, kus sa näiteks ei saa kuni paar nädalat kodus olla ja pead ennast kuskil siis looduses nii-öelda varjatult varjama, ellu jääma seal, elama ajutiselt. Sinu kohvri sisu on sinu raamatus ilusti lahti mõtestatud, lahti räägitud, seletatud, mis milleks ja kuidas, mis puhuks. Ja vaatamata sellele, minul on väike kiusatus ikkagi korraks sinu kohvrisse piiluda, kui sügavamale see nüüd ma kaevuksin. Aga palun. Ma vist päris põhjani kaevu, las midagi jääb nii-öelda inimestele ka avastamise rõõmu. Aga mis need asjad siin siis on? Et mis mulle kohe siin pead silma hakkab, on väga oluline, on valgus. Miks just see latern? Ta on mitmel viisil kasutatav, teda saab päikesega laadida, teda saab USB-ga laadida, kui vool veel olemas on. Ja siis saab ta kenasti üles riputada ja teha temast laelambi. Ja. Ning niimoodi võib ta lihtsalt laua peal põleda, aga võib teda kasutada ka taskulampina. See just nimelt see funktsionaalsus ühe asja. Jaa, et see on päris asjalik. Ja ta peab väga kaua vastu. Mis on oluline. Ja. Aga kui nüüd ütleme, vedru hakkab maha käima, siis on ju selle vastu ka rohtu ja see, ma saan aru, on siin karbis sees. Ja. Nii, ärme kõike siit välja võtame, aga üks tänapäeval tegelikult minu arust üks ka olulisi asju, mis nii-öelda aitab meil hakkama saama kriiside puhul, on siis nii, on selline vahva asi nagu päikesepaneel, et see suudab siis põhimõtteliselt selle laterna ära toita. Jaa, see suudab päris palju, see suudab väikeses üle arvuti töös hoida ja siit saab kõik oma vajalikud seadmed laadida. Selle juurde ma tahan märkida, et kui sellist asja hakkate ostma, vaadake väga hoolikalt tema võimsust. Et neid on väga odavaid. Aga valige see kallim variant ja talle on juurde märgitud, igaühel on märgitud võimsus, valige kõige tugevam. Jah, need vatid. Jah. Ja kui selline asi on olemas tegelikult, siis ju ütleme, et nagu paljud kriisieksperdid soovitavad, et võiks olla meil see kriisiraadio, mida me endaga kaasa tassime, see on sul ka kohvris. Kuskil on. No las ta jääb sinna põhja. Ja ma näen veel ühte huvitavat asja siin sinu kohvris, et mida ma kohe tahaks näidata, mis minu arust on ka väga vahva asi. Toetan korraks selle siia. Tulemasin. Sipo välgumihkel, mis ei ole päris tavaline, vaid siin on selline sisu, mis on USB-C, mini-USB-C-ga laetav ja tegelikult on tegemist siis nii-öelda plasma tulemasinaga. Niimoodi on vist näha tuli, millega saab sõna otseses mõttes minu kogemuse põhiselt väga palju kordi tuld süüdata ja ta on tuulekindel ja lollikindel. Ja laadida saab teda sellest samast päikesepaneelist. Just, et selline hea funktsionaalne asi. Ja, tikkude kasutamise olen ma ammu ajast ja arust maha jätnud. Ja. Sest tänapäeval on ikkagi olemas tehnika selle jaoks. Just nimelt, et ja tikk on ka, kuidas öelda, inimesele, kes peab looduse keskel redutama olema, ta on kergesti haavatav, nagu ta võib niiskust saada ja ta enam ei toimi ja nii edasi. Ja pealegi olgem ausad, kui tikudoos on umbes sama suur, siis tikudoosis on 50 süütamise võimalust, aga siin ma arvan, me võib-olla räägime mitte vähem kui 500, kui mitte isegi rohkem. Ja. Nii, veekott. Ja.
see on tegelikult oluline asi, see on tõesti oluline asi. Vett peab hoidma, siis ma näen, sul on siin veepuhastus nii-öelda lahendus, filter. Hästi algeline, aga meie metsades seda tegelikult väga palju vaja ei lähe. See on selline tõesti hädaolukorra asi. Teine asi, miks on ikkagi minu arust ka veefilter oluline, on see, et olenevalt, mis kriis on, aga kriisidega teinekord kaasneb vee saastamine. Ja seda kindlasti. Et kuskil võivad olla keegi, kes juba roiskub, tehnika, mis eritab õlisid, kemikaale, et siis on igaks juhuks hea, kui meil on see veepuhastus. Siis ma näen, on sul siin nööri, see on kindlasti üks oluline asi, eriti kui vaja endale nii-öelda metsa teha kinnisvara arendus. Ja välipliit, mille peal süüa teha, et alati ei saa ju lõkke peal tegelikult. Mul on teine pliit siin veel täiesti olemas. Siin see on see risupõleti kokku pandav. Ruumi ta ei võta. Ja seda ma kohe hea meelega isegi näitaks, sellepärast paljud ei tea, mis asi see risukas on, aga see on, mina ütleks niimoodi, et see on igiliikur sõna otseses mõttes. Ehk siis, kui sa suudad keskkonnast leida miskit, mis vähegi tuld võtab, siis sul on kuum vesi, soe söök, kõik olemas. Nii et niiga käib sükene grillrest ka nii-öelda peale. Ja siis see on see nii-öelda põhi, ma ei hakka seda praegu alla panema ja ahah, see, vabandust, keeras, hoidsin vastu, valet pidi, võt nii on õige. Ja et selle peal on tegelikult väga säästlik süüda ja kusjuures need on ju selles mõttes ka vajalikud asjad, et mitte umbes siis, kui ma ei tea, mis suur sõda läks lahti ja meil oli vaja kodust ära põgeneda. Meil maainimestega sinuna on see kogemus täiesti tavaline, et elektrikatkestus. Ja ei saa alati toas süüa teha ja mis iganes valgust on vaja. Või suvel on väga palav. No just, et ja sellistes nii-öelda olukordades ka seda inventaari ära kasutada. Selles ongi üks põhimõte, et need asjad on tavaelus ka kasutatavad. No, just. Nad ei pea siin kohvris seisma. Ei ole mitte ainult lihtsalt ilu pärast. Ja. Ja matkale minna kaasa võtta väga tore asi. Me ei tekita metsast tuleohtu sellega. Ja ta on ka tegelikult ressursisäästlikum, et kui nüüd võtta see sama kogus puid, et ajada näiteks mingi kogus vett keema ja kasutades seda risukas, siis see puukulu on väiksem kui lahtise lõkke. Ja. Mis sa veel tahaksid ise esile tuua? Mis sul siin nagu sa leiad, et võiks olla selline oluline asi, mida nagu mainida ära? Ma arvan, et sidepidamisvahend oma vahel. Ja eriti kui mitmekesi olla. Jah. Et meil võib ju tekkida ka sõjaolukord. Ja siis tuleb üksteisele märku anda, hoiatada. Just. Et selline asi on väga vajalik. Eesti keeles nimetatakse kõnnilatra. Ja. Ja kusjuures, kuna see on ikkagi raadio, see on raadiosaatja, siis võib sellega sattuda ka sellise kanali peale, kus su vaenlased oma vahel jutustavad. Saad nii-öelda ennast kursis hoida. Ja, saad infot, jah. Väga hea. Aga lihtsalt kasutatav, väga mugav, kerge kaasas kanda. Väga mugav. Tõesti võib vaja minna. Nii, on järsku midagi veel, mida sa tahaksid nii-öelda veel avalikustada? No muidugi kindlasti on mul need termatselli sääsetõrjevahendid kaasas. See on ju mingil hooajal isegi üsna oluline, jah? See on metsas peaaegu alati väga oluline. Ja. Et kuigi nii palju räägitakse kõigist looduslikest vahenditest, aga selle, kui ikkagi paned kuskile tööle, siis on 10 meetrit ümberringi sääskedest lage ja mitte ükski ei tule sind tülitama. See on mul alalises kasutuses, need natuke sääsed on karvaga maha jätnud. Karvased sääsed on meil. Ja. Talveks valmistuvad, vaata. Võib-olla teevad pesa. Just. Ja.
Ja ei, tegelikult on see vajalik asi, seepärast okei, et mina olen väga suur selliste looduslike lahenduste nagu praktiseerijad, ma teen mingeid käbikuhilaid, mis ma panen ümber endale tossama ja nii edasi. Jah, see ressurss on peaaegu piiramatu ja nii edasi, aga kui mul on situatsioon, et ma pean hoidma väga madala profiili, siis tegelikult see toss, mis mul sääski eemal hoiab, ju võib mind reeta. jah, Aga see ei reeda. See on, üks ei sega teist ja üks täiendab alati teist. No super. jah. Kuule, aga väga hariv ja mina arvan küll, et ma hoiaks ülejäänud kasti sisu tegelikult natukene saladuses selleks, et inimesed saaksid ise siit kõik teada. Ja teine asi, mis on ka see, et eks selle kriisikohvri sisu on ka alati seotud võib-olla inimese enda nii-öelda isiklike spetsiifiliste vajadustega ka. jah.